Mana mana, mana mana. Viimastel kümnenditel on Eesti ühiskonnas, nagu ka mujal Euroopas, tasapisi esile kerkinud uus eliit, juhtimisklass. See ei koosne enam klassikalistest kapitalistidest ega ka mitte rahvast valituks saanud poliitikutest, vaid pigem inimestest, kelle ametinimetuses leidub sõnu nagu koordinaator, nõunik, strateeg, juht või ekspert. Nad töötavad nii ministeeriumides kui ka omavalitsustes, ülikoolides, haiglates, suurkorporatsioonides ja kolmanda sektori organisatsioonides. See klass ei ole niivõrd seotud ühe konkreetse ideoloogia või parteiga, vaid hoopis bürokraatliku kontrolli ja institutsionaalse võimu säilitamise mehhanismiga. Kuidas tekkis juhtimisklass? Mõiste juhtimisklass sai alguse James Burnhami 1941. aasta teosest The Managerial Revolution, kus ta väitis, et aristokraatlik kapitalistlik klass asendub uue eliidiga, inimestega, kes on spetsialiseerunud massiorganisatsioonide juhtimisele ja haldamisele. George Orwell pidas neid inimesi ohtlikuks. Õpetajad, teadlased, ametnikud, poliitikud, ajakirjanikud, kõik keskpärased inimesed, kellel on üks ainus eesmärk: säilitada ja laiendada oma mõjuvõimu. Eestis on see protsess kulgenud vaoshoitumalt kui Ameerikas, kuid suund on sama. Kui veel 1990-ndatel oli eliit selgelt ärimeeste, tippametnike ja poliitikute käes, siis tänaseks on paljud otsused delegeeritud professionaalsete juhtidele ja ekspertidele, kelle otsuste üle on kodanikel järjest raskem aru pidada, rääkimata mõjutamisest. Haridus kui juhtimisklassi peamine kasvulava. Eestis on eriti silmatorkav juhtimisklassi mõju hariduses. Koolidirektorid ei ole enam pedagoogilise visiooniga liidrid, vaid täidavad järjest enam rolli kui rahade, projektide ja personali juhtimise spetsialistid. Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool on täis arendusprorektoreid, kvaliteedijuhte ja innovatsioonikoordinaatoreid, kelle tegevus on sageli rohkem seotud dokumentide ja strateegiate koostamise kui tegeliku õpetamisega. Haridusministeeriumist on saanud omamoodi metatasandi organisatsioon, mis ei määra küll, mida õpetaja klassis täpselt teeb, kuid kehtestab protsesse, mille kaudu mõõta õpetaja töö kvaliteeti, arendada digipädevusi ja tagada võrdne ligipääs haridusele. Kõik see nõuab mõõtmist, koordineerimist ja seireid ning seda omakorda juhte ja spetsialiste. Juhtimisklass riigisektoris, valitse, kuid ära vastuta. Pärast haldusreformi on Eesti kohalike omavalitsuste tasandil toimunud tõeline juhtimisklassi triumf. Vallavanem ei ole enam valijate nägu, vaid strateegiline koostööpartner, kellele peaministeerium saadab tulemusraamistiku. Otsused ei sünni enam volikogus, vaid konsultatsioonifirmade koostatud arengudokumentides, mida hiljem juurutatakse koos Euroopa Liidu projektijuhtidega. Ka Riigikogus valitud saadikud tunnevad end sageli abituna. Kõik suuremad reformid, nagu näiteks pensionisüsteemi muutmine või tervishoiu rahastuse ümberkorraldamine, tulevad ametnikult või ekspertkomisjonidelt, mille koosseis on valijatele tundmatu ja kelle otsuseid on raske tagasi pöörata. Äri, mis ei kuulu enam ettevõtjale.
Juhtimisklassi mõju ei piirdu vaid avaliku sektoriga. Suurfirmade ja isegi keskmise suurusega ettevõtete juhtkondades on imbunud compliance officerid, ESG spetsialistid ja mitmetasandilised koordineerimistiimid. Eesti suurpankade ja telekommunikatsioonifirmade aastaaruanded on täis sõnu nagu mitmekesisuse arenguplaan, sotsiaalne mõju ja jätkusuutlikkuse strateegia. Reaalseid otsuseid ei tee enam ettevõtja, vaid professionaalne juht, kes järgib rahvusvaheliste standardite, Euroopa Komisjoni direktiivide ja ISO sertifikaatide nõudeid. Kas me elame pehmes totalitarismis? Nii Orwell kui ka Burnham hoiatasid, et juhtimisklassi võim kipub muutuma pehmeks totalitarismiks, süsteemiks, kus keegi ei käsi sind otseselt, kuid kõik organisatsioonid liiguvad sünkroonis samas suunas. Eestis on seda eriti tunda nõndanimetatud väärtuspõhises juhtimises, mis on justkui poliitiline neutraalsus, ent tegelikult tähendab seda, et kõik organisatsioonid võtavad vaikimise üle teatud liberaal-progressiivsed väärtused, mille üle debatti ei peeta, need lihtsalt rakendatakse. Igaüks, kes astub sellele vastu, võib sattuda muutuste juhtimise või organisatsiooni kultuuri hindamise surve alla. Kui näiteks mõni koolijuht soovib rohkem distsipliini ja vähem projektipõhist õppimist, võib ta avastada end ühtäkki olevat koolikultuuri auditil, mille viivad läbi inimesed, kelle pädevust keegi pole valinud, aga kelle soovitusi arvestatakse kui evangeeliumi. Kas Eesti vajab oma keskkonna või haridusbürokraatia toget? Ameerika näitel on uue parempoolsuse keskseks missiooniks muutunud juhtimisklassi institutsionaalse võimu murdmine. Eestis on sarnast, ehkki palju hilisemalt retoorikat kuulda olnud EKRE-leerist, kes on kritiseerinud süvariiki, eriti õiguskaitseorganeid ja haridusministeeriumi. Kuid erinevalt Ameerikast puudub Eestis seni sihipärane liikumine, mille eesmärgiks oleks bürokraatliku juhtimisklassi lammutamine. Seda enam, et Eestis on juhtimisklass saanud endale tugeva legitiimsuse, hariduse ja kompetentsi kaudu. Avalikkus usaldab eksperte, isegi kui need eksperdid toodavad peamiselt uusi protsesse ja nõudeid. Ent küsimus jääb, kui palju meie demokraatia ja vabadus on tegelikult sõltuvad nendest protsessidest, mille üle kodanikul puudub igasugune kontroll. Lõppsõna. Juhtimisklass Eestis on muutunud uueks aristokraatiaks, mille võim ei seisne mitte otseses käsutamises, vaid institutsionaalses hõlvamises. Kuni me ei suuda või ei taha eristada demokraatlikult valitud võimu ja professionaalse juhtimisklassi poolt kehtestatud protseduuri võimu, jätkab süsteem ühes suunas liikumist. Rohkem juhtimist, rohkem mõõtmist, vähem vastutust. Mitte kõik ei kannata füüsilise diktatuuri all. Mõned lihtsalt elavad strateegiaplaanis, kust väljapääs puudub.